What's up guys, today we're gonna turn my hair into dreadlocks. Joo, 5 aastat on möödas eelmistest klippidest. Sama särk on seljas, haiseb rõvedalt, kohe vahetan ära, aga juuksed on ka kasvanud natukene. Naba on mul siin, tagant on peaaegu Pepsi juures, jah. Enam-vähem on ise kõik kasvanud. Vahepeal mul olid pikendused alguses natukene otstes, aga nüüd on kõik naturaalne. Igatahes täna on siis see päev, kus lõpuks ma luban endal lõigata neid patse lühemaks, sellepärast see on hakanud sõitmist segama. Ehk võtame kuskil siiani ja proovime nalja pärast erinevate tehnikatega lõigata ja vaatame, mis siin sees on. Visuaalselt on näha, et siin on väga palju poroloni tükke sees, et ruumikasti hüppamisest on igasuguseid tükikesi siin sees, aga äkki on ka midagi muud lõbusat, äkki leiab mingeid putukeid või midagi. Nüüd vaatame, hakkame lõikuma. Headbangid on ka täiega huvitav. Suht pikad on. Ja 5 aastat tagasi, siis kui me neid patse tegime, siis ma arvasin, et mu juuksepiir on jumala pekkis, et ma ei saagi teha üldse rastapatse. Mõtlesin, et on viimane ette teha. Aga näed, 5 aastat hiljem mul on juukseid rohkem kui kunagi varem. Nii et ma ei tea, suht tore või nii, aga nüüd vaatame särgi ära. Me siis esmalt mõõdame ära üldse, kui pikad mu juuksed on. 72 sentimeetrit. Oota, kas mõni võib pikem olla? Teeme kõik näiteks mingi 40 peale või? No nii, ja siin on siis väike valik tööriistu, millega me hakkame mu juukseid hakkima. Millest alustame? Võtame mitte mootorsaeg, võtame käsisae või? Proovime ära. Sellega ei saa või? Proovida võib. Aia, valus on. On sul lõbus või? Miks see nii kaua võtta? Saab läbi või? Wow, olemas! Esimene tuustik on olemas. Issand jumal. See küll nüüd veriti clean cut ei ole. Nii, üks maas. Võtame järgmise. Vaibanuga. Ma arvan, see on äkki lihtsam. Läheb see paremini või? Juba läbi või? No see on küll palju cleanim. Väga hea. Vaibanoaga võib juuksed lõigata. Tõestatud. Aga ütleme nii, et on sul paiksul. Issand, kui lühikesed. Mingid hekikäärid või? No ma eeldaks, et nendega võib hästi minna. Siin on porolane. Ei lähegi läbi või? Ei lähe üldse hästi või? Ta on vist mõeldud nagu palju tugevamat asja. Siin jah, poroloni on sees. Mõnna. See poroloni on endasse nii sügavale sisse läinud, et kui ma olen üritanud seda välja võtta kuidagi, siis on lihtsalt patsid puru läinud. Oi. Nüüd vist tuleb õige relv. No jah. See kirves on terav üldse või? Vist ei ole. See vist ei ole, see läks mõeldud. Sai läbi või? Proovime tavaliselt käärid ära. Vaatame, mis need juuksed töötavad. Hästi töötavad. Nagu nüri on. Ma olen... No, oleks võin natuke cleanim cut olla võib-olla, aga mootortööriist igaks juhuks me ei julgenud võtta. Äkki tõmbab sisse ja siis mu, ma ei tea, peanahk läheb minema sellega koos. Aga siis ma oleks saanud teha saag 11. Jah, seal on rohkem porolooni kui juust just. Võtame nii mõelda, et ma ei ole just kõige hoolikam olnud nende kuivatamist ja asjadega. Ma ometi sõidan kogu aeg, mul ikkagi selle higi on sees ja pesen suht tihti selle pärast. Ja ma olen isegi deep cleaningut teinud enam mitu aastat. Et seda peaks muidu vist mingi aastas
2 korda tegema. Nii, meil on juba tööriist otsas või? ei, see on võtnud veel. Isegi nüüd, kui nagu sul on see ots on lahti, ikka ei tule välja. Jälle üks põhjus, miks mulle airbag meeldib palju rohkem kui Poroloni kastid. Lastekäärid, krapikäärid. Kui see on 5 kilo kergemaks või? Ei peagi trenni minema enam. Aga siis teeme kääridega lihtsalt edasi kõik või? Mis siin ikka? On siis parem, halvem. Väga huvitavad tõmbud on siin. See on päris rõve. Kuradi porol on. pool mu pead on porol on. Mul ei olegi palju juuksed, tegelikult ma olen kiilakas. Aga kuidas nagu, ma tean, inimesed kammivad ju lahti neid patse. Kuidas see võimalik on? Ikka väga rets töö nagu päevade kaupa lihtsalt need lahti ju vist. Ja no see on suht hea mõte, et spotile see foam tagasi müüa, aga arvestades, et nad kinni panevad nüüd 2. juunist läheb spot kinni, kes veel ei tea, et väidetavalt bowli hakatakse juba millalgi mais lammutama, nii et meil on veel viimane 6 aega käia sõitmas, nii et kellel on veel saltod või midagi tegemata foami, siis tulge, ärge rasta patside sisse liiga palju foomi koguge või siis koguge, saate kodus selle välja võtta, saate sinna sisse hüpata. Ennetades seda, et keegi küsib, kes mulle patsid tegi, siis Tanera Trades, Eestis on suht vähe neid korralikke patside tegijaid, toimetab Tartumaal. No nii, olengi lühikeste juustega. Endiselt on vist juuksed küll pikemad kui enamikul meestel, aga jah. Aga kergem on kindlasti. Vau. Need on nagu tavalised juuksed ju. Aga ei jää, ma arvan mugavam, toredam. Tahaks kohe minna sõitma ja spinnima. Nii, aga ma tahaks ära kaaluda, kui palju need juuksed oli. Mis see on siis? Ainult 66 grammi võitsin või? See on ju põhimõtteliselt üks õhukummaid või? Ma ei tea, ma loetsin, et on natukene suurem kaaluvõit. Nii et seda öelda, et mu juuksed kaaluvad siis ainult mingisugune, kui see on natukene alla poole, alla 200 grammi siis või? Kogu pea või? Miks ta nii palju raskem tundub? Paneme tagasi, siis see ei olegi mingi kaaluvõitu ja hull mõte nii teha siis üldse. Jah, nii on. Aga kui keegi tahab ära osta, siis ma panen need kuskile müüki. Paku kind. Tšau. Õige, tuli meelde, et kui teil on veel küsimusi dreadlockside kohta, tahate midagi tegemise kohta teada, hoolduse kohta, kuidas pesta, mis iganes, kui miski huvi pakub, siis pange alla kommentaaridesse, küsige julgesti ja ühtlasi on hea hetk ka anda väike seletus. Hästi paljud inimesed küsivad, millal järgmine video tuleb, nii edasi, aga me oleme hetkel mu campervanis ja selle ehitusega seoses mul lihtsalt ei ole eriti palju vaba aega, et panna videoid kokku, aga kindlasti hetkel on töös mu viimane spoti edit. Ma üritan seda teha, äkki ka teistele filmida. Tõenäoliselt ma mingi hetk tegin ka sellest bussist ülevaate, mis mul siin on, sest nagu näha, mul on siin kontorinurk, mul on jooksev vesi, saab teha sooja toitu, just tegin endale suppi, väga hea on, magada saab, igasugused asjad mahuvad sisse, päikesepaneelid, katusel, et sealt tuleb elekter, kui kedagi huvitab, soojapuhur, külmkapid, igasugused asju. Ma teen kunagi kindlasti tuuri, midagi on veel natuke vaja teha, siia oleks veel ventilatsioon vaja teha, siis taha voodi kohale tahan teha veel katuseluugi, siis saab õue vaadata magama minnes. Nii et kui teil on mingeid küsimusi millegi kohta, siis pange alla või mingeid triki soovitusi, mida võiks spotis veel ära teha, enne kui see kinni pannakse või tahate üldse teada, miks spot kinni läheb, siis tulistage alla kommentaare ja näeme järgmine kord. Peace!